Esimene, mida ma mõtlesin, et ma teile jagan, on siin Platon. Ja loeme siit sümpoosiumist pidusöök maakeeli. Meil on väga ähmased arusaamad ajaloost. Näiteks kui 1940. aasta on meie jaoks juba täiesti mingi Iidam ja Aadam. Ometi hakkame mõtlema, et piiblis oli Jeremia, Jesaja, kes elasid umbes sellel ajal, kui meile kukkus päike või tähendab suur meteoriit keset Saaremaad ehk Kaalijärve või sellesse Kaali paika, kus tekkis hiljem järv. Umbes ütleme ümmarguselt seal on 200 kuni 700 aastat enne Kristust, paneme seal 500 aastat enne Kristust täna. Ja samal ajal elas Jeremia ja Jesaja, Vanatestamendi prohvetid. Samal ajal elas Kreekas ka Platon ja Sokrates. Sokrates oli ka üks mees, kes rääkis ja vähe kirjutas. Nii on ja Platon on selle siin ilusti üles tähendanud. Ja läheme kohe asja kallale. Niisiis, pidusöök. Mulle näib, et inimesed pole armastuse tõelisest jõust üldse teadlikuks saanud. Sest kui nad seda oleksid, püstitaksid nad talle kõige suurejoonelisemaid templeid ning altareid ja tooksid kõige hinnalisemaid ohvriande. Aga praegu midagi taolist ei toimu. Kuigi kõike seda tuleks just esmajärjekorras teha. Sest see Jumal on kõige inimsõbralikum Jumal. Ta on inimeste abistaja ning nende arsthädades, millest paranemine osutuks inimsoole suurimaks õnneks. Seda kirjutab siis meile Platon Sokratese jutust 500 aastat enne meie kalli issanda tulekut. Aga edasi. Püüan nüüd teile tema võimsust selgitada. Teie aga olge siis teistele omakorda õpetajaks. Kõigepealt tuleb teil aga tundma õppida nii inimloomust kui ka selle läbitud arengut. Sest endisel ajal ei olnud meie loomus niisugune nagu praegu. Vaid täiesti teine. Esiteks oli olemas 3 soost inimesi. Ja mitte 2 nagu nüüdise ajal, mees ja naissoost. Vaid oli ka 3. sugu, mis ühendas endas mõlemaid eelnimetatud ja selle soo nimigi on säilinud, aga ta ise on hääbunud. Tol ajal oli androgüün üks isik. Nii tema välimus kui ka nimi pärinesid mõlemast mehest ja naisest. Kuid praegu pole androgüün enam midagi muud kui sõimusõna. Edasi, kõigi inimeste välimus oli ümmargune. Nõnda, et selg ja rind moodustasid ringi, igaühel oli 4 kätt ja jalgu niisama palju kui käsi ja ümmarguse kaela otsas 2 täiesti ühesugust nägu. Neid vastassuundadesse vaatavail nägudel oli üks ühine pea, 4 kõrva, 2 suguelundid ja kõik ülejäänud võib igaüks juba ise endale ette kujutada öeldu põhjal. Niisugune inimene käis püsti nagu praegu ja soovi kohaselt ükskõik kummale poole. Ja kui oli vaja kiiresti joosta, siis ta viskas väledasti hundiratast oma 8 jäsemel, nii nagu tänapäeval kukerpallitajad jalgu üles heites ringe teevad. 3 sugu oli sellepärast, et algselt põlvnes meessugu päikesest, naissugu maast ja neid mõlemaid hõlmav kuust.
kuhugi oli mõlemaga seotud, sellepärast olid need olendid ümmargused ja nende liikumine sirgjooneline, et sarnaneda oma esivanematega. Jõu ja rammu poolest olid nad hirmuäratavad ja meeles mõlkusid neil suurelised kavatsused ning nad kippusid isegi jumalate kallale. Ning mida Homerus ütleb Efaistese ja Ottose kohta, see kehtib ju ka nende puhul. Nad tahtsid taevasse pääsuks tee rajada ning jumalaid rünnata. Siis pidasid Zeus ja teised jumalad nõu, mida nendega peale ette võtta ning olid kimbatuses. Neid polnud võimalik tappa ega välguga maha lüüa, nagu kunagi oli toimitud gigantidega, sest sel puhul oleksid jumalad inimeste austusavaldustest ja ohvriandidest ilma jäänud. Kuid ka nende nurjatustega ei olnud võimalik leppida. Suure vaevaga mõtles Zeus lõpuks midagi välja ja lausus. Näib, et leidsin vahendi, kuidas inimsugu säilitada ja teha lõpp nende märatsemisele. Nad tuleb nõrgemaks muuta. Ma lõikan nad kõik pooleks ja seeläbi muutuvadki nad nõrgemaks ja ühtlasi meile kasulikumaks, kuna inimeste arv suureneb. Ja käima peavad nad püsti kahel jalal. Peaksid nad aga kavatsema nurjatust jätkata ja ega taha rahus elada, lõikan ma nad uuesti pooleks. Nii et siis tuleb neil juba ühel jalal edasi liikuda nagu hüppemängus. No ta kõnelnud, lõikaski ta inimesed pooleks, nii nagu enne sisse soolamist pihlaka marju ja poolitatakse või kaunistatud mune juuksekarva abil. Niipea, kui ta mõned oli pooleks lõiganud, andis ta Apollonile käsu nägu ja pool kaela sisselõike suunas ümber pöörata. Nii et inimene tagasihoidlikumaks muutuks, kui ta oma viletsust näeb. Ja kõik muu käskis ta samuti terveks teha Apollon, aga pööras nägusid ringi ja teris naha igalt poolt sellesse kohta kokku, mida me nüüd kõhuks nimetame. Ja nagu koti suud nöörides sidus ta selle kinni keset kõhtu, kus praegu naba asub. Ja kortsud silus ta enamalt ja tasaseks ning seejärel kujundas ringkere niisuguse tööriista abil, mida kingsepad kasutavad, et nahka liistul sirgeks tõmmata. Ainult kõhu ja naba ümbrusesse jättis ta mõned kortsud endist seisundit meelde tuletama. Kui nüüd keha oli pooleks lõigatud, igatses iga pool teise poole juurde. Ning nende käed põimusid embusesse, nad tungisid teineteisesse. Ihaldades kokku kasvada ja surid nälga ning tegevusetusesse, sest teineteisest lahus ei tahtnud nad kumbki midagi ette võtta. Ja kui üks pool ära suri ning teine alles jäi, siis otsis ellujäänu ükskõik missuguse teise poole ja põimis end tema ümber. Vaatamata sellele, kas see juhtus olema pool endisest terviklikust naisest, keda praegugi naiseks nimetatakse, või meessoost pool. Ja nõnda nad oma otsa leidsidki. Siis hakkas Zeusil neist kahju ja ta andis neile teistsuguse loomuse ning tõstis nende häbeduse ette. Sest seni olid need olnud väljaspool ning oma seemet polnud nad lasknud valguda teineteisesse, vaid maapinda nagu tsikaadid. Jeesus tõstis nende häbeduse ette ning seadis selviisile nõnda, et nüüd sigitati teineteisesse. See tähendab mees naisesse, kui mees juhtus kohtuma naist, ühineti ja sündisid järglased, kui aga mees juhtus kokku mehega,
siis pidi ta nende omavahelisest ühendusest saama vähemalt rahutuse. Seejärel rahunema ning oma tööde tegemiste juurde tagasi pöörduma ning hoolt kandma muu eluks vajaliku eest. Nii on inimestes ammusest ajast teineteise vastu kaasasündinud armastus, mis püüab kahte üheks muuta ja nõnda taastada algset seisundit ning ravida inimloovust. Järelikult on igaüks meist vaid pool inimest. Oleme pooleks lõigatud nagu lestad. Ühest on saanud kaks ja alati otsib igaüks oma vastaspoolt. Need mehed, kes osutuvad üheks osaks niisugusest endisest kahesoolisest olevusest, keda androgüüniks nimetati, on naistemaiad ja enamik abielurikkujaid kuulub nende hulka. Ka meestemaiad ja abielurikkujad naised on seda päritolu. Need naised, kes on pool endisest naisest, ei tunne kuigi palju huvi meeste vastu, vaid rohkem tõmbab neid naiste poole. Ning derivaadid pärinevad just sellest soost. Mehed aga, kes on pool endisest mehest, püüdlevad kõige meheliku poole ja kuna nad on kröömike mehest, valmistab neile juba poisieas rõõmu lamada meeste juures ning emata neid. Ja nemad ongi poiste ja noorukite hulgas kõige tublimad, sest loomult on nad ka kõige mehelikumad. Mõned ütlevad küll, et nad on häbitud, kuid see on eksitus. Noorukid ei tee seda häbitusest, vaid armastavad enda sarnast just julguse, vapruse ja mehelikkuse tõttu. Veenvaks tõendiks on asjaolu, et täiskasunuks saades pühendavad ainult niisugused mehed endid riigiteenistusele. Kui nad meheikka on jõudnud, armastavad nad poisse ning abieluks ja laste muretsemiseks pole neil loomu pärast kalduvust, üksnes seadus sunnib neid selleks. Need endid rahuldaks abielutus täiesti, igaüks saab niisugusest mehest, igatahes saab niisugusest mehest poiste ja sõprade armastaja, sest ta tunneb kiindumust vaid enda sarnase vastu. Kui nüüd aga keegi, olgu ta noorukite armastaja või mõni teine, juhtub kohtama oma tõelist teist poolt, siis valdab mõlemat imeline sõprus, lähedustunne ja armastus. Nõnda, et kumbki ei taha teisest lahkuda, isegi mitte üürikeseks ajaks. Inimesed, kes elavad kogu elu koos, ei oskakski ütelda, mida nad teineteisest tahavad. Sest ei saa ometi arvata, et nad ainult armuühenduse pärast nii suure rõõmu ja innukusega püüavad koos olla. Ilmselt tahab kumbki hing midagi muud, mida nad ei oska väljendada. Ja ainult mõistukõnes vihjavad nad oma soovidele. Ja kui nad koos lamavad ning teiste juurde ning nende juurde tuleks Hefaistos oma atribuutidega ja küsiks, mida te inimesed teineteisest tahate? Nemad aga ei oskaks vastata, siis küsiks Hefaistos edasi. Kas te ihaldate võimalikult palju koos olla? Nii et ei ööl ega päeval poleks vaja teineteisest lahkuda. Kui see on teie soov, tahan teid kokku sulatada ja kokku kasvatada nii, et teist kahest saab üks ja kuni olete elus, elate ühist elu ning kui surete, on Hadeses kahe asemel üks surnu, kuna surete koos. Mõelge, kas te tahate seda teha ja kas olete rahul, kui te selle saavutate? Oleme veendunud, et seda kuuldes keegi ei keelduks ega sooviks midagi muud, vaid otse kohe arvaks, et kuulis just seda, mida ta ammu on igatsenud, olla armastatuga ühenduses ning kokku sulatatud üheks olendiks.
põhjus on siin selles, et algselt me olimegi niimoodi loodud ja moodustasime terviku. Armastuseks nimetataksegi terviku igatsust ning püüdlemist selle poole. Ma jätan selle siit katki. Kui Kreekas mehed mõtlesid niisuguseid asju ja Palestiinas ja Lähis-Idas, Paabelis ja kus iganes mõtlesid Jeremia, Jeesaja neid asju, mida me Vanast Testamendist loeme, ja meil Saaremaal oli just alla kukkunud ka meteoriit, millest tekkis üks väga huvitav asi, millest kirjutab Lennart Meri. Sealt algas kogu meie eestluse elujõud tegelikult.